Sõdisime 10 päeva ja aitab küll. Esimest korda pärast 10 päeva järjestikuseid vastastikuseid pommitamisi USA ja Iraani poolt on laual uus ettepanek, see sõda taas peatada. Ettepaneku tegi Iraan, kuid see on ka ameeriklaste jaoks ülioluline. Vahendajad Katar, Egiptus, Pakistan ja Omaan edastasid täna USAle ja Iraanile 10-päevase vaherahuplaani. Ja siin tekibki võtmeküsimus. Kui 10 päeva jooksul vastastikuste löökide käigus pooled ei jõudnud millegini, kumbki pool ei murdunud ega taganenud, siis milleks seda vaherahu üldse vaja on ja mida see muudab? Kas see ei pikenda kogu kriisi veelgi, sest alles eile ütles Iraan otse välja, et nad ei anna Hormuzi väina käest. Ükskõik kui väga Trump seda ei tahaks ja ükskõik kui palju Trump neile survet ei avaldaks. Tuletan ka meelde, et juunis allkirjastati juba üks memorandum. Kuidas see kõik lõppes, teame me kõik. Aga mis on oluline, nüüd ei ole probleemid enam ainult Iraanil. Ameerika Ühendriikidel on 2 nädalaga saanud haavata peaaegu 100 sõjaväelast. 3 sõdurit on hukkunud ning nagu selgub, on armee füüsiliselt kurnatud. Sellest karjub juba ka Ameerika ajakirjandus, mida Donald Trump nii väga ei armasta. Vaatame siis üksikasjalikult, mis viimase ööpäeva jooksul Lähis-Idas juhtus ja mis see uus memorandum endast kujutab. Rahu pakkumine ja kas tuleb vähemalt 10-päevane vaherahu. Minu nimi on Aleksei Betši, uurime seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, sest liigume 300 000 tellija poole. Olen tänulik just sinu tellimuse eest. Iga tellimus on siin väga oluline. Nii, Lähis-Idas on möödunud täpselt 10 päeva vastastikuseid pommitamisi ning nüüd arutavad USA ja Iraan vahendajate kaudu taas uut vaherahu pakkumist. Sellest teatas esimesena ajakirjanik Axiosest Barak Ravid, kellel on tõesti parimad allikad piirkonnas ja ma pole teda seni kordagi valetamisest tabanud. Tema andmetel edastasid piirkondlikud vahendajad USAle ja Iraanile ettepaneku 10-päevaseks vaherahuks. 2 protsessiga otseselt kursis olevat allikad piirkonnas kinnitasid seda teavet. Mis täpselt on uues vaherahu plaanis? Ja kõige kummalisem praegu on see, et see vaherahu tuli äkitselt, nagu oleks see lihtsalt taevast alla sadanud. Vaherahu näeb ette mitte ainult tulevahetuse lõpetamise, vaid ka laevaliikluse taastamise läbi Hormuzi väina ning pikaajalise kokkuleppe läbirääkimiste alustamise. Eesmärk on anda Washingtonile ja Teheranile uus võimalus, et päästa lagunenud vastastikuse mõistmise memorandum. Aga asja tuum on selles, et pooled on seda kõike juba läbi teinud ja pole kuhugi jõudnud. Mis on nüüd muutunud, et jälle kuulutatakse välja vaherahu ja kus on garantii, et seda ei rikuta? Projektis on ka eraldi detail vaidlusaluse küsimuse kohta Hormuzi väina läbimise tasu osas. Ja üks ideedest on suunata need tasud ühisfondi, mida juhitakse rahvusvahelise mereorganisatsiooni osalusel. See tähendab, et enam ei arutata küsimust, kas tasusid üldse võib koguda. Ei, arutatakse hoopis seda, kuidas seda teha nii, et rahvusvahelist õigust, mis seda otseselt keelab, saaks kuidagi mööda hiilida. See tähendab, et Iraan võitis siin suure edumaaga. Iraan teatas kohe sõja alguses, et hakkab koguma raha Hormuzi väina läbimise eest. Trump kinnitas, et ta ei lubaks seda kunagi oma elus juhtuda. Lõpuks arutavad pooled siiski, kuidas läbivatelt laevadelt raha koguda. Tundub, et piirkonnas on sellega leppinud, mõistes, et Trump on selles sõjas läbi kukkunud ja ei saa enam midagi teha selle vastu, et Hormuzi väin muutub tasuliseks. Uue vaherahu pakkumise peamised autorid on Katari peaminister Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, Katari saadik Ali Al-Tavadim, Pakistani armee staabiülem feldmarssal Asim Munir ja Iraani minister, Egiptuse välisminister Badr Ahmed Abdal Ati. Lisaks teiste allikate andmetele on vahendustegevusse kaasatud ka Omaan, kes, tuletan meelde, on kogu sõja jooksul kõikunud. Kord olid nad ameeriklastega, siis iraanlastega, siis jälle ameeriklastega, siis kuulutasid välja mingi neutraalsuse, aga kui Iraani poolt hakkasid nende pihta taas raketid lendama, said neist läbirääkijad. Aga oluline on meeles pidada, et isegi see vaherahu ettepanek ei ole rahugarantii. See on vaid üks võimalikest teedest. Ja väljaanne Axios kirjutab otse, et Trump pole veel otsust teinud, sest tema ees on 2 vastastikku välistavat stsenaariumi.
Esimene variant on nõustuda uue 10-päevase vaherahuga eesmärgiga taas avada Hormuzi väin. Vähemalt mingiks ajaks, et lasta turule mingi kogus naftat, sest hinnad tõesti tõusevad kiiresti. Teine variant on alustada ulatuslikku ühiselt Iisraeliga sõjalist kampaaniat, et sundida Teherani kapituleeruma. Mõlemat varianti on USA juba proovinud ja nagu näete, kumbki neist ei andnud tulemusi. Ja siin on Axiosse võtmehinang. Ametnikud usuvad, et järgmised paar päeva määravad, milline tee peale jääb. Praeguse kurnava lõputu konflikti jaoks, mis halvab Pärsia lahte, on peaaegu üldse ruumi jäänud. See tähendab kas vaherahu või suur sõda. Aga praegune vinduv olukord, kus pole ei rahu ega sõda, sobib järjest vähematele. Iseloomulik on see, kuidas Donald Trumpi administratsioon selles olukorras käitub. Axiosi andmetel kaalub Valge Maja seda ettepanekut ja samal ajal kutsus Iisraeli üles hoiduma sammudest, mis võiksid sulgeda diplomaatia akna. Kuid samal ajal valmistub Washington ka selleks, et läbirääkimised võivad ebaõnnestuda. Viimastel päevadel on Ameerika Ühendriigid saatnud piirkonda 10 hävitajaid ja tankerlennukeid, koondades jõud, mis on vajalikud tõsiseks eskalatsiooni. Allikas Trumpi administratsioonist ütles otse, et pooled jätkavad dialoogi, kuid Washington kavatseb rünnata Iraani nii kaua, kui Trump seda vajalikuks peab. Ehk siis Trump, nagu öeldakse, ühe käega uurib vaherahu võimalust, teise käega valmistab ette ulatuslikku operatsiooni. Ja seni pole märgata, et üks pooldest ei ole dokumenti vastu võtnud. Ja siin tekib küsimus, kellele seda vaherahu rohkem vaja on? Kas Ameerika Ühendriikidele või Iraanile? Sest probleemid pole ainult Iraanil. Pentagon tunnistas esmaspäeval ametlikult, et viimase 2 nädala jooksul on sõjas Iraaniga saanud vigastada peaaegu 100 Ameerika sõjaväelast. Pentagoni ametlik esindaja Sean Parnell kirjutas, tsiteerin, alates 7. juulist on peaaegu 100 sõjaväelast saanud erineva raskusastmega vigastusi. 96 on juba teenistusse naasnud. Tema sõnul tähendab see, et valdav enamus vigastustest on kerged ajupõrutused. Kahjuks on ka hukkunuid. Iraani rünnak Jordaanias asuvale sõjaväebaasile tappis 2 Ameerika sõdurit. Nende säilmeid võeti täna Ameerikas vastu. Washington nimetas täna esimest korda nende nimed. See on reamees Isabella Gonzalez. Ta oli vaid 19-aastane. Ja leitnant Tyler James Fihan, 25-aastane. Veel 4 inimest evakueeriti haiglasse Jordaaniasse. Hiljem kirjutati nad haiglast välja. Ja tänaseks on need 15. ja 16. Ameerika sõjaväelase hukkumine praeguses sõjas Iraaniga. Lisaks ei ole seni mingit teavet kadunud USA armee sõduri kohta, kes kadus Iraani rünnaku ajal Jordaanias. Siin on huvitav see, et alguses ameeriklased teatasid temast, aga siis lihtsalt lõpetasid selle teema kommenteerimise. Samal ajal kirjutab ajaleht Washington Post, et administratsioonile lähedane allikas teatas, et USA plaanib laiendada sõjalist kampaaniat, kuid armee võimalused on väga piiratud. Regiooni infrastruktuur on kahjustatud, kaugmaarakettide ja õhutõrjerakettide varud on ammendunud. Ja nüüd lekivad sõjaväelased juba andmeid ajakirjandusse. Nad kardavad stsenaariumi, kus Valge Maja ei saa selle probleemi ulatusest täielikult aru, kui nad oma operatsioone planeerivad. Strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskuse kaitse- ja julgeolekuprogrammi juht Seth Jones arvab, et maismaa operatsiooni alustamine oleks tohutu viga. Järgneb tema tsitaat. Ameerika väed on haavatavad Iraani kaugmaa rünnakute suhtes ega oma piisavalt ressursse. Sellise kampaania jaoks, ehk siis suurejoonelise massiivse operatsiooni ähvarduse taga seisab armee, kelle enda sõnul napib laskemoona ja püüdurrakette. Kuni vaherahu üle käivad läbirääkimised, pommitamised jätkuvad. Teisipäeva öösel andsid Ameerika Ühendriigid juba 10. järjestikuse löögiseeria Iraani pihta. USA keskväe juhatus ei muuda oma sõnastust ja kirjutab igal ööl enam-vähem sama asja. Tsitaat. Löökide eesmärk on veelgi nõrgestada Iraani sõjalisi võimekusi, mida kasutatakse rünnakuteks kaubalaevanduse vastu Hormuzi väinas. Plahvatused Iraani agentuuri Fars andmetel kõlasid taas sadamalinnas Bandar Abbasis ja Keshmi saarel.
mõlemad asuvad Hormuzi väina ääres ja satuvad pidevalt USA rünnakute alla. Ka Iraan ei tagane. Islami revolutsioonilise kaardiväe korpus teatas täna öösel uuest rakettide ja droonide lainest. Kuveit teatas, et tõrjub Iraani droone ja rakette. Riigi armee kirjutas, et seisab vastu Iraani kuritegelikule agressioonile ja palub elanikel järgida ohutusmeetmeid. Jordaania tulistas esmaspäeva õhtul alla 3 Iraani raketti. Iraani andmetel ründas Islami revolutsiooni kaardiväe korpus Sheikh Isa lennubaasi Bahreinis. Samuti teatas ta rünnakust Amazoni keskse andmetaristu vastu Bahreinis. Eraldi teema on Hormuzi väin ja laevad. Jah, Iraan jätkab laevade suunamist oma marsruudile. Iraani võimud nõuavad, et laevad küsiksid enne väinast läbimist luba ja liiguksid ainult põhjamarsruudil Iraani vetes, mitte lõunapoolsel marsruudil mööda Omaani rannikut. Ööpäeva jooksul tabasid Omaani ranniku lähedal mürsud 2 tankerit, mida juhib Kreeka ettevõte Dinacom. Veel üks tanker sai väidetavalt Omaani ranniku lähedal toimunud rünnakus keresse augu. See tähendab, et Iraan tulistab jõhkralt Omaani ranniku lähedal mööduvaid laevu. Nõuab, et need liiguksid ainult tema ranniku lähedal ja USA ei suuda praegu neid laevu kaitsta. Ja just siin on vastuolu, mis seletab, miks on üldse vaja vaherahu, hoolimata kogu sellest sõjameelsest retoorikast mõlemalt poolt. Ühelt poolt teatas Iraani välisministeerium, et ei kavatse täita juunis USA-ga sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumit. Pärast seda, kui Washington nende sõnul selle rikkus. Iraani välisministeeriumi ametlik esindaja Bagai ütles varem, et Teheran ei plaani läbirääkimisi ja keskendub nüüd ainult sõjale. Teisest küljest väidab Iraan teatavasti, et diplomaatilised kanalid Washingtoniga on endiselt alles. Ja kusjuures iraanlased ütlesid seda esimestena, ehk siis avalikult nad kuulutavad, et mingeid läbirääkimisi ei toimu, aga tegelikult on suhtluskanalid avatud ja vahendajad viivad ettepanekut edasi-tagasi ning täna on see lõpuks mingisse vormi saanud. 10 päeva vaherahu. See on muide klassikaline Iraani taktika. Karm retoorika avalikkuse ees, aga samal ajal jäetakse läbirääkimiste uks avatuks. Lisaks saab Iraan suurepäraselt aru, et ka nende jõud ei ole igavene ning tuleb proovida kokkuleppele jõuda, kuni neil veel mingitki jõuvarud on. Nüüd aga peamine küsimus, mis tõenäoliselt paljudel tekkis. Milleks see uus vaherahu, kui lahingutega ei lahendatud midagi? Milleks seda üldse vaja on? Ehk siis 10 päeva rünnakuid on hukkunuid, 100 haavatuid mõlemal poolel ja sisuliselt viik. Iraan ei kapituleerunud, USA ei avanud Hormuzi väina jõuga. Milleks siis peatuda 10 päevaks, et siis 10 päeva pärast uuesti rünnakuid korrata? Kõik on tegelikult küüniline. Küüniline on see, et mõlemale poolele pole see igavene sõda enam kasulik. Just sellepärast, et see ei lahenda midagi, kuid maksab mõlemale poolele väga palju. Iraanil on vaherahu vaja, selleks, et lõpetada löögid oma energeetika ja sadamate vastu ning peatada Bandar Abbasi hävitamine, samal ajal säilitades oma peamise trumbi. Kontroll Hormuzi väina üle, sest plaan ei näe ette, et Iraan loobub mõjust väinale, vaid laevaliikluse taastamist. Ehk siis Iraan ütleb, okei, me hingame veidi, ehitame end üles, taastame jõud, aga Hormuzi väina me ei anna käest. USA-l on vaherahu vaja 2 põhjusel ja mõlemad on siiski seotud nõrkusega, mitte tugevusega. Esimene põhjus on see, et armee on kurnatud, laskemoona ja tõrjerakette napib ning pikaajalist kampaaniat pole millegagi pidada, nagu ka Ameerika allikad ise ütlevad. Teine põhjus on majandus, sest suletud Hormuzi väin tõstab nafta ja seega ka bensiini hindu. Ja kallis bensiin Ameerika tanklates mõjub Trumpile riigisiseselt halvasti. Tuletan meelde, et alles eile tõusid nafta hinnad taas üle $4 galloni kohta. Just sellepärast ei räägi 10-päevane vaherahu sellest, et keegi oleks võitnud. Ei, see on lihtsalt paus, et mõlemad pooled saaksid hinge tõmmata, leevendada kõige teravamat valu ja proovida laua taga välja kaubelda seda, mida pommidega ei õnnestunud saavutada. See on selline kaval viis konflikti külmutamiseks selles punktis, kus keegi pole avalikult kaotanud, aga keegi pole ka võitnud. Nüüd teeme lühikese kokkuvõtte.
Katari, Egiptuse, Pakistani ja Omaani vahendajad panid lauale 10-päevase vaherahu plaani, mis hõlmab Hormuzi väina avamist ja läbirääkimisi pikaajalise kokkuleppe üle. Tegelikult on see lihtsalt naasmine memorandumile, mida mõlemad pooled rikkusid. Trump ei ole otsust teinud. Tal on valida selle vaherahu ja suure Iisraeliga koos peetava sõja vahel. Järgnevatel päevadel selgub, mis lõpuks peale jääb. Samal ajal pommitavad USA juba 10. tööd Iraani. Iraan omakorda ründab Kuveiti, Bahreini, Jordaaniat ja tankereid Omaani lähedal. Ja kõige selle taustal on see, millest Washington eelistaks vaikida. See on peaaegu 100 haavatut 2 nädala jooksul. 2 ametlikult hukkunut, kelle nimed on juba avalikustatud, ja tunnistus, et armeel võib lihtsalt rakettidest ja tõrjerakettidest pika sõja jaoks puudu tulla. Relvarahu on vaja mitte sellepärast, et keegi oleks võitnud, just nimelt sellepärast, et lahingutega pole keegi võitnud. Ja nende eest tuleb mõlemal poolel üha kallimalt maksta. Nii et jälgime, kui sellised relvarahu ettepanekud on juba lauale tulnud. See tähendab, et mõlemal poolel on jõud otsakorral. On saanud selgeks, et keegi neist ei anna esimesena järele. Tuleb jälle maha istuda ja uuesti proovida kokkuleppele jõuda. Nüüd kerime aega veidi tagasi. Ja ma tuletan meelde, et aasta alguses, kui Trump alles kavandas oma sõda Iraani vastu. Ma ütlesin juba siis, et Iraan oskab osavalt läbirääkimisi venitada. See on nende trump. Nad suudavad pidada läbirääkimisi aastaid. Ja nüüd on nad põhimõtteliselt Trumpi sellesse lõksu meelitanud. Ja nad hoiavad teda ootel, veel mitu kuud, kuni Trump kas annab alla või kirjutab alla mingile kokkuleppele, mis ilmselgelt ei saavuta neid eesmärke, mille ta endale seadis. Aga loomulikult seletada oma pooldajatele, et ei, see on võit. Tuletan meelde, et praeguseks on Donald Trump 39 korda teatanud, et ta on juba võitnud sõja Iraaniga. Või et tema Iraani väed on täielikult purustatud. Seega tehke ise järeldused, nagu öeldakse. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head.